90% sellest planktonist, mida siis mereteadlased uurivad, ookeanis on juba plastik. Ehk et ta on loomadele mitte söödav, aga kuna nad ei suuda seda vahet teha, nad võtavad kõike, mis õigleb söövad, siis enamasti need loomad surevad lõpuks kõhukinnisusse ära ja mereookeanid on nii-öelda kõige haavatavamad või kõige kiiremini praegust hävinev ökosüsteem ja hinnanguliselt aastaks 2050 on kalandusega selles mõttes, majanduslikus mõttes nagu kööga, et meil meres kala enam hästi ei tule, et paraku see kõver on nagu vastab täpselt sellele projektsioonile ja vaatamata kõigele, mis nagu tehakse. See on ainult üks aspekt, ühesõnaga, et see füüsiliselt nad tapavad need loomad ära, sest need ei ole võimalik seedida, nad ei väljasta neid seedekulglast enam välja, nad surevad ära. Nüüd kohta on hästi palju emotsionaalseid pilte, eks ole, leida, näidata, kuidas seal kaekatel seedekulglasse jäänud need plastikutükkidest. Mitte ainult need mikroorganismid, krevetid ja mingid siuksed ei söö, vaid ka suured kaekad. Nad ei suuda vahet teha, nad ei tea seda. Aga see on selle probleemi üks pool. Teine pool, mis on meid nagu otsesemalt puudutab ja on see, et plastikud, miks nad on nagu ohtlikud meile, see on ju mõnikümmend aastat, mis nad on meil suuresti kasutusel olnud ja me ei ole nagu näinud ise enda peale neid tagajärgi. See, et plastikust need on erinevaid tüüpe, üldistan ja lahmimine hästi jõhkralt, aga plastikust põhimõtteliselt eranduvad sellised pikad orgaanilised molekulid, mis on ja käituvad väga sarnaselt naissuguhormoonidega. Need on lihtsalt. Ja need molekulid on põhimõtteliselt rasvlahustuvad kergesti ja nüüd on juba Inglismaal on nagu mitmel pool kirjeldatud, mis selle tulemuseks on see, et isaseid sünnib vähem, isased on nõrgemad ja deformeerunud suguelunditega. Et seda on nagu täheldatud Inglismaal mitmetes jõgedes juba. Isased, kes? Kõik. Jõgedes? Jõgedes isased. Konnad näiteks? Konnad. Jõgedes elavad organismid. Jõgedes elavad organismid, et kellel, kes on olnud nagu pikalt kokkupuutus, eks ole, ta teoreetiliselt avalduvad need mõjud, eks ole, 3. põlves. Mõtlete, kuidas munarakud tekivad, mis on sündides on juba kaasas ja munarakud, mille ehk et see geneetika, mis läheb siis tütrele edasi ehk et 3. põlves alles ilmneb. Meil on ta oleme esimeses teises põlvkonnas plastikuga kokkupuutes, et see võib meid ees oodata. Aga nüüd küsimuseks ei ole mitte ainult see prügi, plastikprügi, vaid kui te mõtlete, kuhu meil pakendatakse toitu, siis enamasti see on pakendatud plastikusse. Eriti head asjad on, eks ole, viilutatud vorstid, kergelt kuumtöödelduna neid suletakse neid pakendeid temperatuuril. Et sealt tekib hästi palju vahvalt neid molekule, mis on hästi tihedalt vastu seda plastikut, rasva, vorsti viilud, salami viilud niimoodi ja siis neid me sööme hästi hoolega kõik saaks sisse, teadmata, mis sellest välja tuleb lõpuks. Loomulikult kõik need plastikud, mis toiduainetes kasutatakse, on testitud, kõik kinnitavad, et nad on tervisele ohutud, et mingeid märke selle kohta ei ole. Aga mõned teadlased siis arvavad ja on näidanud, et tegelikult sellised neid mõjuvaid molekule või agente, mis on sees ja neid testitakse kõik eraldi. Igat ühte eraldi võetes siis jah, et on ohutud, aga neid ei ole keegi käsitlenud, et mida nad teevad siis, kui nad on kõik koos ja mida nad teevad siis, kui nad on tegelikult mikrokogustes, ülimalt väikestes kogustes hakkavad need mõjud ilmnema hoopis teistsuguste väljunditega, kui need eksponeeritakse. Need tavaliselt tehakse loomkatse, mingi hiir puutub nendega kokku ja nad ei juhtu mitte midagi. Ja see maailm seal taga on tunduvalt keerukam, pluss need mõjud on kõik akumuleerunud. Et nendest mõjudest ei saa nagu selles mõttes lahti enam, et kui nad on sul sees, siis nendest enam ei vabane. Nii et see selline toidu pakendamine plastikusse, selles ka kaasnevad mõjud, et ilmselt me kusagil 30-40 aasta pärast hakkame nagu
nagu neid mõjusid veel lähemalt enda ligikaaslaste peal ka nägema. Tahtsin lisada, et mingid aastad tagasi nägin dokfilmi, kus oli tehtud uuringuid ja seal oli villakuse probleem perekonnale ja võeti vereanalüüsid ja kõiki selliseid asju ja veres oli neid aineid nii palju, et see oli otsene seos, et ei saagi viljastada. Takistavaid tegureid on nii palju. Täpsustuseks tohin küsida, ühesõnaga need molekulid, mis erituvad, sa ütlesid, et nad erituvad läbi selle UV-kiirguse või läbi soojuse või? Või tähendab see lagunemisel? Ei, nad on, jah, põhimõtteliselt see plastikust nad eralduvad. Lihtsalt, kui sa paned see UV-kiirgus, ma ütlesin sellepärast, et tegelikult nad plastik laguma, ta laguneb UV-kiirguse toel, aga see võtab meeletult aega, eriti kui nad on vees. See vesi takistab selle UV-kiirgus mõõdud, meelab ära teatud osa. Et plastik küll laguneb jah, aga see tõesti võtab aega meeletult pika aja. Ja ta ei seti, kuna ta on tihedus on veest kergem, ehk ta jääb siin hõllima, senikaua kuni ta mingid mineraalasakesed külg hakkavad ja siis ta lõpuks ikkagi vajab põhja. See on meeletult pika aeg ja see on kõik see aeg meie keskkonnas. Ja see plastiku mõju ei ole mitte ainult meie toidulaual nüüd, et portiviilud on plastiku vahele pandud, vaid see on ka seal ookeanis kõikide ümber ja seal tekivad need probleemid ka. Ja kuna need molekulide eraldumine, see on nagu toiduainete tööstus, on kuum suletud need pakendid, vaakumpakendid, keevitatakse kokku siis seal selle temperatuuriga need eritub eriti hästi. Ja rasvad imevad. Ja nad on rasklahust. Suletud süsteem. Ehk et nad jäävad rasva jäävad nad kinni ja siis me sellega sööme neid endale sisse. Ja nad on nagu naissuguhormoonid. Nad käituvad nagu naissuguhormoonid. See on nagu mugavus, et mõjuke lahendus on, et me rohkem ei osta plastikust pakendis asju, aga kui me vaatame poodi, siis ei saagi osta midagi põhimõtteliselt. Eksperimendi. On keda teema huvitab pakendivaba pood Eestis, see on grupp, kus me oleme natuke üritanud alustada selle teemaga ja põhimõtteliselt me oleme jõudnud ka selleni, et kõik on plastikus ja see on kohutav. Aga on inimesi, kes nagu, et me tegelikult nagu otsime ka lahendusi sellele, et tegelikult nagu head plastikut. Variandid on ka. Plastik ei tapa, aga elu valitseb hästi pikalt mõjub. Maailm vaatab, kui nad on probleem, siis nad on ju eesrindikud teadlased ikka uurivad, mis siis lahendused siis võiksid olla või kus ta läheb. No näiteks mingid asjad on, et me just ütlesime, et toidukile on olemas mesilasvaha baasil mingid, et mingid alternatiive mingites asjades juba on, et hästi palju huvitavat infot terid selles vallas. Aga hakkame kokku tõmbama. Jah, ei, ma andsin enda eritatsi midagi kiirelt öelda. Just väga hea lahendus tegelikult, kui samm tagasi võtta, siis inimesed käisid ju enda anumatega mingisugustel hetkedel, eks ole, on need siis mingisugused no see oligi meie see idee.